Hello! I'm back. Nagu olete aru saanud, siis pole jälle pikka aega vloginud. Ma mõtlesin nüüd ennast kokku võtta, jälle teile midagi näidata. Sorry selle toksimise pärast, meil kuskil all käib mingi ehitus. Igatahes teeme kiire hommikuse jooksu või noh, kell on peaaegu lõunas juba. Ja siis ma teen teile sellise update'i, mis toimub ja nii edasi. Aga praegu siis paneme riidesse ja käime jooksmas ära. Pole suvest saati midagi vloginud, pole nagu tulnud seda tunnet peale, et ma viitsiks midagi filmida, aga juba mõtlesin, et võtan ennast kokku ja näitan siis, kus me oleme, mis me teeme ja nii edasi ja nii edasi. Seega ma teen kiire update'i siis, kui ma olen jooksnud. Vahepeal juba paar tundi mööda läinud, ma jõudsin lõunasöögi valmis teha ja pesus käia. Nüüd natukene koristan ja siis samal ajal räägin. Tegin sellist makaronisalatit, veits tervislikumat varianti. Igatahes, kus me siis oleme? Me oleme Hispaanias. Ehk siis, nagu mäletate, siis me maikuus käisime ka siin. Ja me tulime tagasi siia, sest meile väga meeldis siin. Tegelikult siin sügisel me olime ikkagi Balil ka mõnda aega. Ja siis me tulimegi siia, jõuludel käisime korraks Eestis ja tuleme tagasi siin siis. Ilm on väga mõnus olnud, ütleme nii. Täna oli veits selline pilvisem, aga üldiselt kui päike paistab on ikkagi mega soe ja eelmine nädalavahetus oli reaalselt rannas, saime päevitada. Aga jah, ühesõnaga ilm ei ole ilmselgelt nii soe kui Balil, aga ikkagi soojem kui Eestis. Ja see meile meeldib. Praegu aga sööme lõunat, ma ei tea, kas ma täna veel filmin, aga ma ei tea, kas ma suudan äkki nädala siia ühte vlogi kokku panna. Ehk siis vaatame, palju seda materjali tuleb. Ja tegelikult te võite mulle märku anda, mida te siin vlogides üldse näha tahaksite. Kas lihtsalt meie, ma ei tea, tavalist igapäevaelu või siis mingeid ägedaid kohti või rohkem mingit söömisvärki või mida iganes. Ühesõnaga, pange mulle kommentaaridesse kirja ja siis vaatame, kui palju ma suudan siin seda asja toota. Me oleme nüüd järgmises päevas juba. Ma küll mõtlesin algul, et mul ei ole täna midagi näidata, aga Rain ütles, et ta peab mingil pakil järgi käima ja siis mul tuli meelde, et täna on teisipäev ja teisipäeviti peaks siin olema üks turg, kuhu me siiamaani pole jõudnud kordagi minna, sest me alati kas unustame ära või siis on midagi muud vaja teha. Aga täna me siis tulime, hakkame kohe varsti jõudma sinna turule. Täna on õnneks päike väljas, eile hakkas õhtul täitsa sadama. Kuigi on päike, aga pisut jahe on ikkagi. Tänane plaan on siis selline, et käime korra seal turul, vaatame, mis seal pakutakse. Meil on siin meie linnas on iga laupäev ja pühapäev ka turud. Me nendes mõlemas oleme käinud. Laupäeviti on selline, ma oskagi nimetada, mingi vanakraami moodi asju müüakse rohkem vist. Ja pühapäeviti on siis selline turg, kus müüakse uusi asju, aga seal on ala mingid fake asjad. Igast mingid sokid ja riided ja ühesõnaga selline kraam. Aga tänane see turg peaks just olema pigem selline puuvilja ja juurvilja turg. Eks me siis näe, kui me sinna kohale jõuame. Tundub, et siin puuvilju müüakse ka, aga ikkagi riideid ja mingit muud sellist asja on ka hästi palju. Seega vaatame veits ringi. Mis me siit leiame? No see turg siin meenutab ka ikkagi pigem seda pühapäevast turgu, kus müüakse hästi palju erinevaid igast riideid ja pigem mingit sellist fake kraami. Erinevad lõhnad. Õnneks, mis on tore on see, et siin on igal asjal hind juures, et sa ei pea nagu kauplema nende asjadega siin. Siin on mingi komme, maiuseid. Siin on kummikomme ka. Huvitav. Aga huvitav. Saab erinevaid rahakotte.
jutte, vöösid. Ühesõnaga mega palju erinevat kraami. Siin käib mingi eriline sapsimine, ma ei tea, mida siin pakutakse. Erinevaid tekke vist hea hinnaga. Normaalne. Ja üldse see turg on üli suur. Ja tulime sealt poolt, seal oli terve tänav täis ja nüüd siis läheb sinna poole. Ja siis on veel seal paralleeltänavas veel. Ühesõnaga mega suur. Mis on nii palju ilusaid kotikesi ka, selliseid punutud. Ja mingid rannatekid ka, ainult viiekaga. Mega soodne tegelikult. Leidsime ühe vahe, kus on ka ainult puuviljad, ülejäänud olid reaalselt kõik ainult riided ja asjad. Aga siin on tõesti, nad on toob juurikaid ja puuvilju. Meie tänane saak on siis pool kilo maasikaid. Muide, siin müüakse täiega palju maasikaid juba. Oota, mis see kilo hind oli? Enamus kohtades oli kilo vist 3 euri, aga selle poole, jah, oligi 1,50 maksin selle poole kilo eest. Ja siis me ostsime selliseid teistari tomateid. Pärast kodus siis proovime neid maasikaid. Rain tahtis mingit kommi veel vaadata. See on igasuguseid huvitavaid kummikomme. Ühesõnaga, need hinnad tegelikult siin puuviljadel ja juurviljadel just siin turul on mega soodsad. Avokaado kilo hind, mis ma vaatasin, oli ka 2,50. Mõni oli isegi soodsam. Need tomatid, mis ma ostsin, olid kilo hinnaga 1 euro ainult. Päris heade hindadega, nii et tasub teisipäeviti siin käia, kui sa soovid, ma ei tea, suuremas koguses neid asju endale koju osta või varuda. Nüüd ootan Raini, ta läks oma pakile järgi siia Kirjatarvete poodi. Põhimõtteliselt, kui Eestis on nii, et meil käib kõik läbi pakiautomaatide, siis siin on hästi vähe seda varianti. Amazonil on vist oma need pakiautomaadid, kuhu saad Amazoni pakke tellida. Mingi variant oli veel, aga põhimõtteliselt jah, et siin on siis, saad oma pakid saata mingitesse pakipunktidesse siis. Ma tellisin ükskord Zalandos, siis ma sain valida mingisugune tubakapood, mis on ka meie kodule nagu lähedal ja siis sain sealt oma paki kätte. Ühesõnaga jah, erinevad sellised pakipunktid siis, poed või putkad koguvad neid pakke. Nii, me tulime korra nüüd tuppa, tahtsin seda maasikat proovida, mõtlesin pesen ära ja siis maitsen. Ja siis pärast seda lähme lõunat sööma. Igatahes Rain proovis ühe mustana juba ära, ütles päris hea oli. Väga magus tegelikult. Ma poleks arvanud, et see nii magus on. Päris nii hea ei ole ilmselt kui Eesti maasikad, aga väga magus on küll. Ja lõunaks me tulime sööma põhitoitu, mis siin on. Saia erinevate lisanditega. No, kohalikud enamuses söövad ikkagi seda saia, oliiviõli ja sellise tomati moodi möksiga. Aga me oleme leidnud sellise koha, kus saab ka peekoni ja kana ja singi ja erinevate asjadega seda saiakest. Ühesõnaga, see maitseb väga hästi, sest siin vahel on mingi nende enda tehtud majoneesi või ma ei tea, mingi kastme moodi asi, mis maitseb üli hästi. Ja siis väike kohvikega. Ja tisu. Õues läks vahepeal nii soojaks, et ma viisin mantli koju pärast söömist. Ja tulin toidupoodi, kuna täna on teisipäev ja pühapäeviti on kõik toidupoed kinni, siis meil oli külmkapp suht tühi juba, nii et ma käisin mingeid asju ostmas ja kohe kui ma koju jõuan, siis ma näitan teile ka, mis ma ostsin. Ja kindlasti huvitav, kui palju see kõik maksma läks, seega ma näitan siis seda ka. Siin on siis asjad, mis ma poest ostsin, aga põhimõtteliselt siin on kala, kana, sealiha, saia, muna. Ja kõik see kokku läks 23 euri maksma. Ei teagi, pooleks nädalaks võib-olla piisab sellest. Me täna eriti varajased, kell on mingi 8:30.
Rain peab minema teise linna täna, hakkab varakult juba pihta selle päevaga. Mina hüppan siis ühes keskuses maha, siis saate minuga seal päevakese veeta. Me praegu kõnnime autoni, ma pole vist rääkinud sellest parkimiskorraldusest. Parkimiskohti lihtsalt ei ole, kui sa kuskilt tuled, siis sa pead nagu ikkagi pigem otsima, et endale normaalne parkimiskoht saada. Meie siis tavaliselt oleme saanud enda autot niimoodi mingi 5 minuti kaugusele, 5-7 minuti kaugusele. Meil näiteks maja juurde autoga üldse ei pääse ligi või seal ei tohi autoga sõitagi. Ja kui sa ikkagi tahad tasuta parkimiskohta, siis pead palju vaeva nägema, et seda leida. Muidugi siin on parkimismaju ja asju ka. Enamusest need on ikkagi kallid, kui näiteks 6 aega järjest seal parkida. Ühesõnaga jah, parkimisega on päris halvasti. Tavaliselt ongi parkimisega nii, et kui sa jala lähened oma autole juba, siis keegi ootab sind juba reaalselt, kui ta näeb ja tahab su parkimiskohta endale saada. Nii ka täna lihtsalt olime pakkisime asju veel autosse ja lihtsalt juba auto nagu ootab, et ja küsib, kas te lähete nagu ära. Siia keskusesse. Kell on 9:30, tehakse siis poetestid lahti, aga ma tulin siia Starbucksi, võtsin kohvi ja mõtlesin, et jõuan mingid asjad arvutis ära teha ja siis hakkan ringi vaatama. See keskus on ülisuur, ta on siin Marbella lähedal. Ma olen paar korda siin käinud, aga mitte nagu niimoodi, et me reaalselt siin poodides väga ringi vaataks. Pigem lihtsalt niimoodi kiiresti läbi hüppanud, aga täna on mul siis aega siin rohkem ringi vaadata. Siin on põhimõtteliselt kõik sellised suuremad poed olemas, nagu Zara, Mangod, Primark. Siis kui poed lahti tehakse, siis lähme tiirule. Kõik poed on siin mega suured. Ja praegu on siin ka soodukate aeg, nii et leiab väga hea hinnaga erinevaid asju. Proovin siin Stradivarius mõnda kleiti. Sorry, pükste pärast ma ei viitsin neid ära võtta, aga ma leidsin veel lisaks sellele 2 kleiti, mis on nagu kootud, hind on ainult 5 €, aga ei olnud seljas väga ilusad kahjuks. Aga sellega ma ei teagi, mis teha, kas osta või mitte. Tulin siia Zarasse ja see on siin nii suur, et ma tahtsin proovikabiinide järjekorda minna ja ma reaalselt seisin mingis vales järjekorras, mis oli tegelikult, ma avastasin üldse mingi poe, mingi lain ühesõnaga. Aga ma proovin siin selliseid asju, vestikesed, pluusid ja üks kleit. Ja Zaras on allahindlused ka ikka mega suured. No vestid olidki enamus mingi 10-15 €, pluusid olid 7 ja kleidid olid ka enamus 10-15 € ainult. Ja see on ka ainult 10, nii et vaatame, kas midagi sobib ka nendest. Zaras on mul reaalselt alati nii, et ma proovin päris mitut asja ja mitte kunagi mitte ükski asi ei sobi. Seekord läks täpselt samamoodi. Vahepeal jõudis Rain ka siia keskusesse, me hakkame nüüd lõunat sööma. Tulime Taco Belli, me pole vist varem Taco Bellis kunagi käinud, nii et esimest korda siis. Mis me tellisime? Ma tellisin kanaburrito endale. Rain võttis seine koos priikatega ja joogiga. Kuidas me siis hindame seda toitu? Priikad on väga hästi maitsestatud, aga priikas ise vist ei ole väga hea. Ja burrito tegelikult on ka, ta on nagu imepisike, oleks võinud rohkem seda manti siin sees olla. Nii et jah, ma ei usu, et me Taco Belli enam tuleme tagasi, vähemalt siia mitte. Ma tulin nüüd korra pärast söömist veel siit Primarkist läbi. Ma tahtsin siin kindlasti tulla vaatama koduosakonda, koduasju, siin on mega palju ilusaid asju. Meie selles linnas on ka Primark, aga seal koduasju on mega vähe, aga siin on eraldi nagu suur sektsioon koduasjadele, nii et ma vaatan natuke siin ka ringi. Täiega palju ilusaid küünlaid. Neid ma ostan ka tavaliselt Primarkist, sest need on ülisoodsad, ka põlevad hästi kaua. Ja nagu kõik need klaasikesed ja pokaalikesed. Täiega nunnud. 6 €. Siin oli väga palju ilusaid asju, aga ega mul tegelikult otseselt midagi vaja ei ole. Seega
ma ei ostnud hetkel mitte midagi. Aga ma lähen nüüd otsin auto üles, sest Rain läks juba autosse. Ja kui hommikul oli ilm täiega pilves, siis nüüd päike täitsa väljas ja õues on ülisoe. Mul on isegi selle jakiga päris palav praegu. Aga täna me otsustasime minna sellisesse kohta nagu Nerja. Ma ei tea, kas seda öeldakse nii, ilmselt mitte. Siis, kui me maikuus ka siin Hispaanias käisime, siis igal pool TikTokis soovitati sinna Nerjasse minna. Seal peaks olema hästi ilus rand. Nii et kuna täna on laupäev ja meil miskit targemat teha ei ole, siis me mõtlesime, et võiks sõita kuhugi. Ja nüüd me siis hakkamegi, sõime lõunasöögi ära ja hakkame liikuma. Jõudsimegi kohale. Ma arvan, et see õige hääldus ilmselt on Nerja, aga siin on väga armsad sellised valged majakesed. Ja ma ei teagi, kuhu me esimesena suundume. Randa, jah. Vaatame siis selle ranna üle. Ja nagu ikka, siis me üritame leida kuskil mingit parkimiskohta. Praegu käisime kaardi järgi mingis parklas, aga nagu see oli nii kitsas, et reaalselt ma ei tea, kuidas need inimesed seal välja peaksid saama. Ühesõnaga me sõitsime sisse ja siis tagurdasime välja, sest seal ei olnud võimalik kuskile parkida ja see oli nii kitsas, nii et me nüüd otsime uut kohta. See on natuke aega siin täna ringi. Ma ütleks, et suht vaikne on selline, võib-olla see ongi rohkem selline, suvel on võib-olla siin rohkem rahvast. Praegu me tulime tee peal oli Pepco, mõtlesime, et tule vaatame sisse ja nagu ma just mainisin ka, et siin on nagu Pepcos reaalselt kõiki asju, siin on hambapastad, mingid hambaharju, erinevad kosmeetikat ja siis sealpool on veel toiduasju, nii et me vaatame veits seal ringi. Me tulime nüüd siia toiduosukanda, mis on minu arust päris huvitav. Rain juba leidis mingi trühvlimajoneesi, väga äge, 1,50 ainult või? Siin on veel igast huvitavaid mingeid nuudleid, pastat. Ja kes pop-tartse teab, siis need maksavad ainult 3,50 siin. See on mega soodsad, palil olid need hullud kallid. Ma ei tea, peagi 10 eurist või? Jah. Ühesõnaga jah, siin on see 8. pakk on 3,50. Siin on veel hullult palju maiuseid, šokolaade, erinevaid riisiseid. Siis on suur valik erinevaid küpsiseid. Trixi ja Bounty küpsised tundub väga huvitavad. Ja siis erinevad oreod. Siin on piparkoogi oreod, ma pole sellist asja enne vist näinud isegi. Ja kummikomme, ka mega palju. Suured pakid maksavad 1 euro ainult. Neid minu arust müüakse Eestis ka vist on ja. Võtan 2 või? No, võtame. Selle? Jaa, mulle sobib. Jah? Rain leidis mingid sellised küpsised šokolaadis. Nüüd see vahetab riisise vastu. Me lähme nüüd maksma. Ossi veel mingi 2 rätikut ja siis mul oli mingid panni seda küpsetuspanni vähe. Nii, et sellised ostud siit siis. Tegin vahepeal väikse saiakese pausi. Rain ostab ühe selle meile 2 peale. See peaks ilmselt siis mingi pistachio kaneelisai olema. Näiksime siis, näpp läks juba siia lasuuri sisse. Nii värske. Üli hea. Raini kord. Ei maitse. Suu koos sellega. Kas sa oled väga õnnelik, et sa pead Pepco kotiga mööda linna ringi nüüd käima või? Fashion. Okay. Kas me oleme ainsad, kes alati siis, kui kuskil välismaal käid, et siis kui on need, kuidas sa nimetad seda, kinnisvarabüroo või? Teed seda meemi. Südekuuhi. Okei. Igatahes jah. Me vaatame alati neid kinnisvarapakkumisi, mis siin seintel tavaliselt väljas on. See on suht tuuline ja jahedana. Ütleks, et meil seal kodulinnas oli soojem. Aga me jõudsime nüüd siia ranna juurde, ranna lähedale. Vist päris mererannas otse ei ole, aga siin on nagu mingi promenaadi moodi asi. Ja siin on kohvikud väiksed, nunnukad. Inimesed söövad. Ja siin on siis
meri näha. Vaatame, kas me saame kummalegi poole ja jõuame äkki sinna parklani, kuhu me auto panime. Lähebki siis ilus selline väike promenaadike. Sõida mere alt. Jõudsime hoopis tupikusse omadega. Aga rand on küll see mega ilus. Selline kivine, aga ka kaunis. Ja seal on mingi platvorm, kus on nii palju inimesi. Ma ei tea, mis seal täpsemalt on. Võib-olla lähme vaatame ka sinna poole. Jõudsime nüüd just vanalinna moodi kohta ja siin on palju rohkem rahvast kui igal pool mujal siin linnas. Ma arvan, et siin väljakul oligi enne need inimesed, mida me enne sealt nägime. Siin on täitsa palju selliseid väikseid müügiputkasid ka. Saab magneteid osta, ehteid, ma ei tea, korvikesi. Leidsime siit vanalinnast tulles mega ilusa koha. Siit saab trepist alla randa minna. Ja siis siin on hästi ilus väike rannake. Mega ilus. Mingi avarii on siin juhtunud vist. Me sõidame praegu Malaga poole. Mõtlesime Malagasse ka jalutama minna. Siin on midagi juhtunud vahepeal tee peal. Täitsa kiirabi. Nüüd veits aega siin Malagas ringi jalutan. Siin vanalinnas mõtlesime, et me otsime selle pasta koha üles, kus me käisime ka maikuus söömas. Kes on vaadanud mu vloge, siis aga viimases vlogis on ka täpselt sama pasta koht olemas. Mõtlesime, et äkki me vaatame, kui see on praegu lahti, et äkki me oleme sinna õhtus sööma. Kui seal Nerjas oli väga vähe rahvas, siis siin on ikka täiega hullumaja. See väljak on siin hullult rahvast täis. Jalutasime mingi tunnikese nüüd siin Malaga peal ringi ja kella 7 tehti meie see pasta koht ka lahti, nii et me tulimegi nüüd sööma. Ma tellisin mingi päikese kuivatatud tomatitega mingi pasta. Näeb mega hea välja, lõhnab ka üli hästi. Ja sul oli vist pestoga midagi. Nii? Loomulikult tuleb lõpetada see väiksem maavustoiduga ehk siis tiramisu. Võtsime 2 peale 1, sest tegelikult sellest pastast sai kõht päris täis, aga seda peab lihtsalt nagu võtma siin, kui sa tuled. Täna on siis pühapäev ja me eile jõudsime alles mingi kella 10 aeg koju, seega ma mõtlesingi, et ma lõpetan siis täna selle vlogi ära. Näete siis seekord kogu mu nädalat ja ühesõnaga jah, ma käin praegu jooksmas ära ja siis ma hakkangi kogu seda vlogi kokku panema. Ja olge nii armsad, kirjutage siis kommentaaridesse, mida te tahaksite nendes vlogides näha. Muud ei olegi. Näeme juba järgmisel korral. Tšau!